Kuidas üks allkiri Moskva keldris ostis tagasi ühe poisi elu ja müüs ära terve perekonna vabaduse. 23 aastat pärast seda, kui Lennart Meri sai Eesti presidendiks, avas Moskva arhivaar nimetu ümbriku, milles oli üks dokument. Seal, kollakaks muutunud paberi peal, seisid kaks allkirja, üks kirjutatud kindla käega, teine värisedes. Esimene kuulus NKVD üleminekujale, kes kontrollis Sverdlovski oblasti vangide saatust. Teine kuulus Georg Merile, diplomaadile, kes peaaegu kogu oma täiskasvanuelu oli teeninud Eesti riiki. See dokument ei kandnud kuupäeva. Ainult üks lause: kohustun osutama keelelist ja analüütilist abi Nõukogude julgeolekuasutustele vastavalt vajadusele. Peaaegu 30 aastat hiljem, kui selle paberi jäljendid jõudsid Tallinna arhiivihoidlatesse, keeldusid kaks mõjukat ajaloolast avaldamast seda avalikkusele. See tapaks kõik, ütles üks neist. Teine lisas, aga see ei ütle kogu tõtt. Miks need kaks teadlast, kes pühendusid eluaeg tõe otsimisele, varjasid dokumendi, mis võis selgitada üht suurimat saladust Eesti nüüdisajas? Ja mida täpselt selles dokumendis veel kirjas oli, mida avalikkus ei tohtinud lugeda? Kui 14. juunil 1941. aastal küüditati Eesti diplomaat Georg Meri koos abikaasa Alisi ja kahe pojaga Venemaale, ei teadnud keegi perekonnast, et nende saatus jaotatakse pooliteks juba esimesel raudteejaamas. Georg eraldati vägivaldselt emast ja lastest mitte sellepärast, et ta oleks olnud ohtlikum kui teised tuhanded küüditatavad, vaid täpselt vastupidi, tema väärtus Nõukogude režiimi silmis oli liiga suur, et lasta tal surra koos oma perega. Sel hetkel, kui uksed tema ja Lennartit lahutava vaguni vahel traksatades kinni lükkasid, ei näinud 22 aastat vana diplomaat oma 12-aastast poega veel 1,5 aastat. Aga sellest, mida ta sel ajal küüditamisvaguni pimeduses mõtles, pole säilinud mitte ühtegi kirjalikku tunnistust. Alise Meri kirjutas oma päevikusse, et Georg vaatas viimase hetke veel tagasi ja tema nägu oli täiesti ilmetu, nagu kivisse raiutud mask. Ta teadis midagi, kirjutas Alise hiljem, mida mina veel ei teadnud. Sellal, kui Georg Merid viidi Sevurallagi, vanglasse Sverdlovski oblastis, kus esialgu mõisteti talle surmanuhtlus, elasid Lennart ja Alise Meri hirmutavas ebakindluses Kirovi oblasti külmunud taigaservas. 12-aastane Lennart pidi asuma tööle metsatöölisena. See tähendas raius puud, mida täiskasvanud mehed pidid terve päevaga tegemata jätma, sest süüa polnud piisavalt ja külm võttis kõik jõu ära juba enne lõunat. Lennart on hiljem meenutanud üht hetke, mis tema vaimusilmas on püsinud lähemal ja selgemana kui miski muu Siberi-aegsest. Ta seisis ühe hobusekuuri kõrval, kus kolhoosi hobuseid talvel söödetakse. Maas olid külmunud kartulid, mis olid mõeldud hobustele. Lennart teadis, et kui ta nüüd 10 kartulit taskusse peidab ja koju viib, siis tema ema ja vend ei sure täna. Aga ta teadis ka, et kui keegi teda vahele jääb, siis pannakse talle vargamärgistus. Ja see tähendanuks terve pere lõppu. Ta võttis kartulid. Ta krabas need väriseva käega, pühkis pori pükstesse ja jooksis koju läbi öise metsa, kuuldes oma südame peksmist nii valjult, et ta kartis, keegi kuuleb seda metsa teiselt poolt. Sel ööl sai Alise Meri esimest korda 6 päeva. Aga Lennart ise ei söönud ühtegi tükki. Ta ütles emale, ma ei taha. Aga õigus oli see, et ta ei julgenud. Ta kartis, et kui ta maitses seda varastatud toitu suus, hakkaks ta oksendama. Mitte keha, vaid hing. See oli esimene kord, kui ta mõistis, et ellujäämine Siberis ei tähenda ainult füüsilist võitlust külma ja nälga vastu. See tähendas midagi palju hullemat, iga päev valida 2 hüva vahel ja teada, et mõlemad on poolikud. Samal ajal, kui Lennart kraapis külmunud kartulikooreid Kirovi oblasti külmunud mullas, istus Georg Meri Sevurallagi barakis ja tegi midagi, mida vaid vähesed vangid seal suutsid teha, ta mõtles. Ta teadis täpselt, mida tema keeleoskus tähendab NKVD silmis. Georg valdas vabalt saksa, inglise, prantsuse ja vene keelt. Lisaks sellele oli ta tööstanud Eesti diplomaadina kogu maailmas, Berliinis, Pariisis, Moskvas. Ta teadis, kuidas suured riigid räägivad ja kuidas nad valetavad. Ta mõistis diplomaatilisi koode ja poliitilisi nüansse viisil, mis muutis ta režiimi jaoks mitte ohuks, vaid võimaluseks. Ja kui 1945. aastal, täpselt 4 aastat pärast küüditamist, tuli NKVD ohvitser tema kambrisse ja ütles, Meri, kogu oma asjad, ei küsinud Georg ühtegi küsimust. Ta teadis, et see hetk tuleb. Teda viidi Moskvasse.
Lubjanka vanglasse. Nõukogude julgeoleku südamesse. Mis seal toimus nende kuude jooksul, kui Georg Meri oli nimekirjas vangina, aga reaalselt ei elanud kunagi barakis, vaid eraldi ruumis koos lauaga, tule ja paberiga? Täpset ülevaadet ei ole. Aga hiljem lekkinud dokumendid viitavad sellele, et Georg Meri töötas tõlgina ja analüütikuna, ta tõlkis ja analüüsis lääne ajakirjandust, diplomaatilist kirjavahetust ja võimalikke reaalseid ähvardusi, mida Moskva soovis dekodeerida. Teised vangid, kes teda seal nägid, meenutavad ühte ja sedasama detaili, kui kõik teised olid näljased ja hirmul, siis Georg Meri oli rahulik ja toitunud. Üks endine kaasvangi, kes andis anonüümse intervjuu 1993. aastal, kirjeldas teda nii, ta ei rääkinud kunagi kellegi teisega. Ta lihtsalt istus ruumis ja tõlkis dokumente. Aga üks öö, kui ma olin koridoris valvel, kuulsin ma, kuidas ta oma ruumis nutab. Ta ei karjunud. Ta lihtsalt nuttis vaikselt, nagu keegi, kes on juba ammu ära murdunud, aga peab ikkagi hingama edasi. See on ainuke tunnistu teadaolev lugu Georg Meri hingeseisundist sel ajal. Kas ta nuttis oma pere pärast? Või sellepärast, mida ta oli lubanud teha, et neid päästa? 1946. aastal, ainult 5 aastat pärast küüditamist, juhtus midagi, mis oli oma aja kontekstis peaaegu võimatu. Georg Meri vabastati. Ja mitte ainult tema. Ka Alice ja Lennart said loa naasta Eestisse. See oli aeg, mil Nõukogude repressioonid olid tipus, kui Eesti oli veel varemetes ja sõja järelmõjudes. Tavalised küüditatud ei saanud koju tagasi veel 10 aastat. Mõned mitte kunagi. Aga Georg Meri sai. Rohkem, ta sai tööd. Tõlgina. Nõukogude asutustes. Tal oli luba liikuda, elada ja töötada. Ja ta sai selle loa mitte amnestiaga, vaid otsusega, mille allkirjastasid inimesed, kelle nimesid Eesti rahvas tollal ei teadnud ja kardaks, kui teaks. Sellest hetkest saati hakkas kasvama üks küsimus, mida Lennart Meri ise kogu elu lõpuni ei suutnud lõplikult vastata, mis oli selle vabaduse hind. 24 aastat hiljem, kui Eesti oli taasiseseisvunud ja Lennart Meri oli valitud presidendiks, ilmus ajalehes Eesti Sõna artikkel, mis kandis pealkirja Agent Nikolajev, kes ta oli. Artiklis viidati ka arhiividele, kus oli olemas isik varjunimega Nikolajev, keda seostati Georg Meriga. Artikli autor, ajakirjanik ja uurija Virko Lepassalu väitis, et Georg Meri oli juba alates 1945. aastast Nõukogude julgeoleku koostööpartner. Ja et see koostöö kestis kogu ülejäänud elu. Artikkel lõppes ühe küsimusega, kas Lennart Meri teadis sellest? Ja kui teadis, siis mida see tähendab meie presidendi jaoks? Lennart Meri ei vastanud sellele otse. Aga ühe intervjuu käigus, kui teda küsiti veel kord isa mineviku kohta, ütles ta midagi, mis ei ole kunagi saanud piisavalt tähelepanu. Siberis ei olnud meil valikut. Valik oli surma ja elu vahel. Ja elu nimel tuli teha asju, mida vabas maailmas ei mõisteta. Aga see ei tähenda, et me kaotasime oma hinge. Kas see oli vastus? Või vastupidi, tunnistus, et mõned küsimused ei saa vastust? Arhiivid, mis praegu on osaliselt avatud, näitavad, et agent Nikolajev andis Moskvale regulaarselt aruandeid keeleliste projektide ja rahvusvaheliste kontaktide kohta. Aga need aruanded olid enamasti väärtuseta infot, mida Moskva oleks niikuinii saanud teistest allikatest. Üks endine KGB analüütik, kes hiljem emigreerus Saksamaale ja kes nõustus 1999. aastal anonüümselt rääkima, kirjeldas Nikolajevi nii, ta oli meile vajalik, aga ta ei olnud usaldusväärsne. Me teadsime, et ta mängib 2 mängu. Aga ta oli nii väärtuslik oma keelte ja hariduse poolest, et me ei saanud teda kaotada. Seega jätsime ta. Ja jälgisime. See tähendab, et Georg Meri võis olla olnud midagi palju haruldusemat kui lihtne reetur või kangelane. Ta võis olla olnud keegi, kes mängis süsteemi vastu, kasutades süsteemi enda reegleid. Ta võis olla ohverdanud oma maine ja isegi oma hingepuhtuse, et päästa inimesi, keda ta armastas. Aga kas see muudab ta kangelaseks? Või see muudab ta veel traagilisemaks, inimene, kes võitis võitluse elu eest, aga kaotas võitluse enda vastu? Kui Georg Meri suri 1981. aastal, viibis Lennart Meri tema haiglavoodil. Peale seda, kui südamelöögid seiskusid, istus Lennart seal veel 2 tundi, vaadates isa nägu ja küsides endalt, mida isa sellel hetkel mõtles. Kas ta mõtles oma elust?
Või sellest, mida ta pidi tegema, et see elu võimalik oleks. Lennart ei rääkinud sellest kunagi avalikult. Aga üks lähedane sõber, kes oli seal haiglas, meenutab, et kui Lennart lõpuks tõusis ja lasi ukse kinni, ütles ta ainult ühe lause: ma loodan, et ta oli rahu leidnud. Aga kas see rahu oli võimalik? Kas inimene, kes allkirjastas dokumendi, mis päästis ta poja elu, aga võis olla kaotanud oma vabaduse, saab kunagi rahu leida? Või on see küsimus, mille vastust ei saagi kunagi teada, sest need, kes seda teadsid, on surnud. Ja need, kes tahavad vastust, ei suuda kunagi aru saada sellest maailmast, kus see valik tehti. Siberis, kus külm muutis inimese hinge kõvemaks kui raud, oli üks koht, kuhu isegi vangivalvurid astusid ettevaatlikult: laagri meditsiinibarakk. Seal 6 aastat pärast küüditamist leidis 12-aastane Lennart Meri end esimest korda silmitsi inimesega, kes kandis rohelist mundrit ja kõneles vaikselt. See naine, laagriarst Jelena Sorokina, oli naine, kellest hiljem ei rääkinud keegi, kuni 1999. aastal ei ilmunud arhiivis tema kirjutatud aruanne. Poiss Meri seisis seal kirjas, kannab endas nii palju viha ja hirmu, et kui teda nüüd ei ravita, murdub ta vaimselt enne, kui jõuab täisealiseks saada. Arst kirjutas selle raporti mitte Moskvasse, vaid Georg Merile, kes tol hetkel elas Lubjankas. Kuidas see raport tema kätte jõudis? Ja mis veelgi olulisem, miks üldse laagriarst, kes nägi iga päev sadu hääbuvaid inimesi, otsustas, et just see poiss vajab eraldi tähelepanu? Jelena Sorokina oli olnud enne sõda Moskva ülikooli õppejõud. Tema abikaasa, tuntud kirurg, hukati 1938. aastal ja tema enda karistuseks saadeti Siberisse, kus ta pidi elama 20 aastat laagriarstina. Üks tema endine kolleeg, kes nõustus 1997. aastal rääkima, meenutab, et Sorokina ei olnud kunagi saanud üle oma abikaasa kaotusest. Ta ravis neid lapsi nagu omaid, ütles kolleeg. Ta teadis, et igaüks neist võib olla järgmine, kes kaob. Aga miks just Lennart Meri? Miks mitte keegi teine? Arhiivides leidub üks peen, aga oluline detail: Sorokina oli Georg Meriga kohtunud 2 korda. Kord, kui Georgi toodi läbi laagri. Ja teine kord, kui Georgi käest küsiti laagri tõlkeabi. Arst oli kuulnud Georg Meri nime. Ja kui ta nägi Lennartit, nägi ta selles noorukis kellegi teise pilku. Kellegi, kes kannatas vaikselt, nagu Georg. Sorokina kirjutas Georg Merile 3 kirja. Esimene oli lühike: teie poeg vajab abi. Ma teen, mis saan. Teine oli pikem: poiss ei söö. Ta töötab üle jõu. Kui see jätkub, ei jää ellu. 3. kiri, kirjutatud 3 nädalat hiljem, oli ainult üks lause: kas te olete saanud mu kirjad? Georg Meri ei vastanud kunagi. Vähemalt mitte otse. Aga 2 kuud hiljem, kui Lennart Meri oli juba nii nõrk, et ta ei jaksanud jalul seista, saabus laagrikontorist ootamatu korraldus: Lennart Meri vabastati metsatööst ja määrati kolhoosi kooliõpetaja abiks. See oli päästerõngas, mis visati talle hetkel, kui ta oli juba uppumas. Aga kes selle rõnga viskas? Jelena Sorokina ei osanud seda selgitada. Aga ta teadis üht: sellised otsused ei tulnud mitte kunagi laagri enda juhtkonnast. Need tulid kõrgemalt. Lennart Meri on hiljem tunnistanud, et see hetk, kui ta viidi metsatöölt kooli, päästis tema elu. Ma ei tea, kes selle otsuse tegi, ütles ta 1993. aastal ühes intervjuus, mida näidati ainult 1 kord Eesti televisioonis ja mis on praegu arhiivis. Aga ma tean, et keegi seal üleval vaatas mind. Ja ma ei tea, kas see oli halastus või midagi muud. Mis oli see, et midagi muud? Kas Georg Meri maksis selle hinna, selle, et ta lubas midagi Moskvale vastutasuks, et tema poeg ei sureks nälga? Või oli see Jelena Sorokina enda initsiatiiv, naise, kes oli kaotanud kõik oma lähedased, aga kes ikkagi uskus, et ta võib veel kellegi päästa? Kui Georg Meri lõpuks naasis Tallinnasse 1946. aastal, ei olnud ta enam sama inimene, kes 5 aastat varem küüditamisrongi astus. Inimesed, kes tema tagasitulemist nägid, meenutavad üht detaili: ta ei rääkinud. Tervitused tehti, käed anti, aga Georg Meri vaatas alati kõrvale. Alice Meri, kes pidas lühikest päevikut veel mitu aastat pärast naasmist, kirjutas 1947. aastal: Georg ei jaga enam minuga midagi. Ta tuleb töölt koju, sööb, istub akna ääres ja vaatab õue. Mõnikord ma näen, et tema käed värisevad.
Aga kui ma küsin, mis lahti, siis ta ütleb, midagi. Ja ma tean, et see midagi on midagi, mida ma ei tohi kunagi teada saada. See, mida Georg Meri Moskvas tegi, jäi pikaks ajaks saladuseks ka tema enda perele. Lennart on meenutanud, et isa ei rääkinud sellest ajast mitte kunagi. Aga ükskord Lennart oli juba täiskasvanud, 1960. aastatel tuli Georg tema juurde ja küsis, kas sa mäletad seda aega, kui me olime lahus. Lennart vastas, jah. Georg oli vait natuke aega ja siis ütles, ma tegin, mida pidin. Aga see ei tähenda, et see oli õige. See oli ainus kord, kui Georg Meri tunnistas, et miski oli valesti. Aga ta ei öelnud, mis. Ja Lennart ei küsinud. Sest mõned küsimused on nii raskelt laetud, et neid ei taheta kuulda, isegi kui vastust vajatakse. Aga oli inimesi, kes ei jätnud seda teemat rahule. 1950. aastatel, mil Nõukogude võim tugevdas jälle oma positsioone ja stalinlikud puhastused naasid, arreteeriti Georg Meri taas. Seekord ei olnud süüdistus diplomaatlik tegevus või mässumeelsus. Süüdistus oli ähmane, kahtlane tegevus välismaalastega kontaktis olles. Aga igaüks, kes teadis süsteemi, mõistis selle koodi, kui ka kedagi teist korda arreteerib, siis see tähendab, et esimene kokkulepe on katki. Kas Georg Meri lõpetas koostöö? Või vastupidi, kas ta ei suutnud enam anda seda, mida Moskva temalt ootas? Seda ei tea mitte keegi. Aga see teine arreteemine kestis ainult 6 kuud ja siis Georg vabastati uuesti, ilma süüdistuseta, ilma selgituseta. Nagu vari, mis ilmub ja kaob. Lennart Meri on hiljem öelnud, et see teine arreteerimisaeg oli tema jaoks hullem kui esimene. Esimesel korral ma olin laps ja ma ei mõistnud. Aga teisel korral ma mõistsin täpselt, mida see tähendas. Ja ma mõistsin, et isa ei räägi mulle kunagi tõtt. Kas see oli viha? Või mõistmine? Lennart ei selgitanud seda. Aga üks tema lähedane sõber on öelnud, et pärast seda teist arreteerimist ei nimetanud Lennart oma isa enam kordagi nimepidi. Ta ütles ainult ta või isa. Nagu keegi, kes on veel kohal, aga kelle olemasolu ei tohi tunnistada liiga selgelt. 1970. aastatel, kui Lennart Meri oli juba tuntud filmilavastaja ja kultuuritegelane, ilmus tema ellu üks mees, kes tutvustas end lihtsalt Viktorina. Viktor oli keskealiseks jõudnud mees, kes kandis head ülikonda, rääkis sujuvat eesti keelt ja väitis, et ta on kultuuriatašee Moskva esindustest. Ta kohtas Lennartiga juhuslikult paar korda, kord filmifestivalil, teine kord pärast üht avalikku esinemist. Viktor ei küsinud kunagi otse midagi. Ta lihtsalt rääkis kultuurist, ajaloost. Ja siis, 3. kohtumisel, ta ütles ühe lause, mis peatus Lennartil meeles kogu eluks, teie isa oli väga tark mees. Ta mõistis, et mõnikord peab valima vähem halva ja rohkem halva vahel. Ja ta valis õigesti. Lennart ei vastanud talle kohe. Ta jäi oma teed, vaatas aknast välja ja küsis siis, kes sa oled? Viktor naeris vaikselt ja ütles, keegi, kes tahab, et te mõistaksite. Teie isa päästis teid. Aga see päästmine ei olnud tasuta. See oli esimene kord, kui keegi ütles Lennart Merile otse välja selle, mida ta oli kahtlustanud kogu elu. Et tema elu praegu, tema võimalus teha filme, reisida, rääkida avalikult, kõik see oli ostetud hinnaga, mida ta ise ei pidanud maksma. Tema isa maksis selle. Ja Viktor, see mees, kes istus tema vastas rahulikult, joodes kohvi, oli see, kes tuli meelde tuletama, et see võlg ei kao kunagi. Lennart Meri ei kohtunud Viktoriga enam kunagi pärast seda. Aga mitu aastat hiljem, kui Eesti oli saavutanud taasiseseisvumise, sai Lennart kätte ühe kirja. See oli lühike, lugupeetud härra Meri. Ma loodan, et te olete leidnud vastused. Mõned võlgnevused kustutatakse ajaloo poolt. Teised mitte kunagi. Austusega, V. Lennart ei näidanud seda kirja mitte kellelegi. Aga üks tema abilisi meenutab, et kui Lennart selle luges, kiskus ta selle kohe katki ja viskas prügikasti. Aga järgmisel päeval tõmbas ta killud välja ja pani need ümbrikusse, mille peale kirjutas ainult ühe sõna, küsimused. Nüüd, kui me vaatame tagasi selle loo peale, kerkib üks küsimus, mis ei kao, kas Lennart Meri kunagi sai teada täit tõtt selle kohta, mida tema isa tegi? Või oli see tõde midagi, mille eest ta põgenes kogu elu, sest ta kartis, et kui ta selle teada saab, ei suuda ta enam iseennast peeglist vaadata?
Kas sina oleksid tahtnud teada? Või oleksid eelistanud, et mõned saladused jäävad haudadega kaasa? Pärast Nõukogude Liidu lagunemist, kui KGB arhiivid hakkasid aeglaselt avanema, hakkasid ilmuma dokumendid, mis kinnitasid seda, mida paljud kahtlustasid, et Georg Meri oli tõesti kontaktis julgeolekuasutustega. Aga see, mida need dokumendid ei näidanud, oli veel olulisem, nad ei näidanud, mida Georg andis. Kõik aruanded, mida ta väidetavalt kirjutas, olid kas hävitatud või nii tühised, et neid oli võimatu kasutada. Üks endine KGB analüütik, kes 1996. aastal nõustus rääkima ajalehele Postimees, kirjeldas olukorda nii: Georg Meri oli meile nagu tool, mis seisis toas, aga millele ei saanud istuda. Ta oli seal. Me teadsime, et ta on seal. Aga ta ei andnud meile mitte midagi, mida me saaksime kasutada. Ta mängis mängu, mida me ei mõistnud. Ja ausalt öeldes, me lõpuks imetlesime teda selle eest. See imetlus oli julmalt irooniline. Sest samal ajal, kui KGB analüütikud imetlesid Georg Merit tema oskuse eest mängida kahtmängu, elas Lennart Meri elus, kus igal hetkel võis keegi astuda esile ja öelda: me teame, kes su isa oli. Ja see ärevus, see teadmatus, kas täna on see päev, mil minevikus tuleb keegi välja, ei kadunud ka siis, kui Lennart sai presidendiks. Vastupidi. See kasvas. Sest nüüd ei olnud see enam ainult Lennart Meri isiklik küsimus. See oli Eesti riigi küsimus. Kas Eesti president on mees, kelle isa müüs oma hinge, et päästa oma poja? Ja kui on, siis mida see tähendab? Lennart Meri ei vastanud kunagi sellele küsimusele otse. Aga üks intervjuu, mida ta andis 1996. aastal, on jäänud tema kõige ausam. Küsimuse peale, kas ta kunagi kahetses seda, et ta isa tegi neid valikuid, vastas Lennart: ma ei tea, mida ta tegi. Aga ma tean, mida ta ei teinud. Ta ei surnud. Ja tänu sellele olin mina elus. Kas see on halb? Või hea? Ma ei tea. Aga ma tean, et elu on alati parem kui surm. Isegi siis, kui see elu maksab midagi, mida me ei taha tunnistada. See oli kõige lähemal, mida Lennart Meri kunagi läks tunnistusele. Aga kas see oli piisav vastus? Või oli see lihtsalt veel üks küsimus, mis jättis tee avatuks järgmisele küsimusele, mida Georg Meri ikkagi tegi? Ja kas see, mida ta tegi, oli ohverdus või reetur? Või midagi, mida me lihtsalt ei suuda oma moraalsesse raamistikku sobitada, sest me ei ela enam selles maailmas, kus sellised valikud pidid olema tehtud. 1953. aastal, 8 aastat pärast Stalini surma, kui Nõukogude Liit hakkas aeglaselt hingama Hruštšovi sulailma all, kadus Georg Meri kodust 3 päevaks. Alice ei teatanud sellest kellelegi. Lennart, kes oli sel ajal juba ülikoolis, tuli koju ja leidis ema istumas köögis, käed rüpes, pilk tühi. Kus isa on, küsis Lennart. Alice ei vaadanud talle otsa. Ta lihtsalt raputas pead. Lennart küsis uuesti. Ja siis 3. korda, juba karjudes. Ema vastas lõpuks: ma ei tea. Ja sa ei tohi küsida. Need sõnad, sa ei tohi küsida, said Meri pere varjatud seaduseks, mida ei öeldud kunagi valjusti, aga mida kõik mõistsid. On asju, mida ei küsita. On kohti, kuhu ei vaadata. On uksi, mida ei avata. 3 päeva hiljem tuli Georg Meri tagasi. Ta tuli hilja õhtul, kui kõik juba magasid. Lennart kuulis ukse avanemist ja tõusis voodist. Ta astus koridori ja nägi oma isa seismas ukse juures, käed rippu, selg kühmus. Georg ei olnud veel ülikonda seljast võtnud. Ja Lennart nägi midagi, mida ta polnud kunagi varem näinud, tema isa käed värisesid. Mitte vanusest. Mitte külmast. Vaid millestki, mis tuli seestpoolt. Lennart ei küsinud. Ta seisis seal koridoris, vaatas oma isa selga ja mõistis esimest korda oma elus, et see mees, kes oli kunagi kõndinud Euroopa saalides ja rääkinud 5 keeles, oli nüüd muutunud kellekski, keda hoitakse elus ainult seetõttu, et keegi vajab teda veel. Aga mitte tema enda pärast. Vaid sellepärast, mida ta teab. Või sellepärast, mida talle saab veel öelda. Need 3 päeva jäid Meri perekonna ajaloos tähistamata tühikuks. Aga 1999. aastal, kui Eesti arhiivid said kätte osa MK ja KB säilinud toimikutest, leiti seal üks dokument, mis kandis Georg Meri koodinime, Nikolajev, ja oli dateeritud täpselt nende 3 päevaga. Dokumendis seisis lühidalt: vestlus kinnitab lojaalsust.
kontakt säilitatakse. Alla oli kirjutanud keegi, kelle nimi oli loodetavasti tsenseeritud, aga kelle ametikoht jäi nähtavaks, Eesti NSV julgeolekuosakonna juhataja asetäitja. See tähendas, et see ei olnud tavaline aruandlus. See oli midagi muud. See oli kontroll. Ja Georg Meri oli pidanud läbima selle kontrolli iga 2-3 aasta tagant. Aga mida tähendas lojaalsuse kinnitamine? Kas see tähendas, et Georg Meri andis neile infot? Või tähendas see, et ta lihtsalt vastas küsimustele ja lubas jätkata koostööd, mis tegelikult ei andnud kellelegi midagi? Üks endine kapohvitser, kes elas Eestis pärast Nõukogude Liidu lagunemist pseudonüümi all ja andis 1993. aastal pika intervjuu ajalehele Eesti Ekspress, kirjeldas seda protsessi nii. Inimesed nagu Nikolajev olid meile nagu kindlustus. Me ei oodanud neilt suuri saladusi. Me lihtsalt tahtisime teada, et nad on ikka seal. Ja et kui me tahame, saame nad kätte. Kontroll ei olnud infos. Kontroll oli nende teadmises, et me teame neid. Ja et nad teavad, et me teame. 1950. aastatel hakkas Lennart Meri märkama iseenda kehas muutusi, mida ta ei osanud selgitada. Ta oli sel ajal 25 aastat vana, tugev, terve. Aga tal olid ööd, mil ta ei saanud magada. Ööd, mil ta ärkas higisena ja hingeldes. Ööd, mil ta nägi unes külmunud kartuleid ja hobuseid, kelle silmades oli midagi, mida inimeste silmades ei peaks olema, süüdistus. Lennart ei öelnud sellest kellelegi. Aga Alice märkas. Alice nägi, et tema poeg, see poiss, kes ellu jäi Siberis, kes tegi seda, mida täiskasvanud mehed ei suutnud, kandis endas midagi, mis ei lubanud tal hingata täielikult. Üks Lennart Meri lähedane sõber, kes nõustus pärast tema surma anonüümselt rääkima, on kirjeldanud seda aega nii. Lennart rääkis kõigest. Kultuurist, ajaloost, poliitikast. Aga kui keegi küsis tema lapsepõlve kohta, siis ta muutus vaikseks. Ta vaatas kuhugi kaugusesse ja ütles ainult, see oli ammu. Aga see ei olnud ammu. See oli temas iga päev. Ja ma arvan, et see ei kaotanud kunagi oma haaret. 60. aastatel, kui Lennart Meri tegi oma esimesed dokumentaalfilmid, hakkas ta valima teemasid, mis kõigile teistele tundusid neutraalsed, loodus, ajalugu, keeled. Aga need, kes neid filme tähelepanelikult vaatasid, nägid seal midagi muud. Nad nägid seal küsimust, mida ei küsitud kunagi otse, mis maksab ellujäämine. Film Tuulelilled tuules, üks tema varasemaid töid, rääkis rahvastest, kes olid kadunud. Aga need, kes seda filmi nägid, ütlesid hiljem, see ei olnud film kadunud rahvastest. See oli film kadumisest enesest. Ja kadumisest, mida keegi ei märka. Kuni on liiga hilja. 60. ja 70. aastatel hakkas Georg Meri tervis muutuma. Ta oli alati olnud sale ja sirge mees, aga nüüd hakkas ta kühmus muutuma. Tema käed, need käed, millega ta oli allkirjastanud dokumente, tõlkinud tekste, võib-olla kirjutanud aruandeid, hakkasid värisema. Esmalt ainult siis, kui ta oli väsinud. Siis juba hommikuti. Ja lõpuks kogu aeg. Alice kirjutas oma päevikusse 1970. aastal, Georg ei taha arsti juurde minna. Ta ütleb, et ta on lihtsalt vana. Aga ta ei ole vana. Ta on väsinud. Ja ma kardan, et see väsimus ei ole selline, mida uni ravib. See väsimus, millest Alice kirjutas, oli midagi, mida praegu nimetataks läbipõlemiseks või posttraumaatiliseks stressiks. Aga sel ajal ei olnud selliseid sõnu. Oli ainult see, mida nähti, mees, kes vananeb kiiremini, kui ta peaks. Lennart on hiljem öelnud, et tema isa vananemise kõige julmem osa ei olnud see, et ta muutus füüsiliselt nõrgemaks. See oli see, et tema vaikus muutus sügavamaks. Isa ei rääkinud enam üldse, meenutab Lennart 90. aastatel antud intervjuus. Ta istus lihtsalt ja vaatas. Ja ma teadsin, et ta vaatab millegi poole, mida mina ei näe. Aga mis see oli, seda ma ei tea. 80. aastatel, täpselt aasta enne Berliini müüri langemist ja 2 aastat enne Nõukogude Liidu lagunemist, ilmus Tallinna arhiivi üks mees, kes tutvustas end lihtsalt arhivaarinana. Ta palus näha dokumente, mis käsitlesid küüditamisi. Talle anti need. Ta luges neid 3 päeva järjest, tegi märkmeid ja lahkus. 2 nädalat hiljem ilmus tema nimi ajalehe Rahva Hääl peatoimetaja nõuniku nimekirja.
see mees oli Jüri Kolk, endine KGB ohvitser, kes oli nüüd ametlikult pensionil. Aga keegi, kes tundis süsteemi, teadis, et endine KGB ohvitser ei ole kunagi lihtsalt pensionil. 3 kuud hiljem helistati Lennart Meri kontorisse ja paluti teda kohtuma ühe kultuuriatašeega. Lennart läks. Kohtumisel osales ka Jüri Kolk. Ja seal väikeses ruumis, kus oli ainult 2 tooli ja 1 laud, esitas Kolk Lennartile küsimuse, mida Lennart ei olnud kuulnud veel kunagi nii otse: kas te teate, mis teie isa ikkagi tegi? Lennart ei vastanud. Kolk jätkas: me teame, et te ei tea. Ja me tahame, et te teaksite. Sest see, mida me teame, võib olla ohtlik. Teile. Ja meile. See lause "ohtlik teile ja meile" oli koodiks. See tähendas, et Georg Meri pärand ei olnud ainult Meri pere probleem. See oli kellegi teise probleem. Kellelegi, kes ei tahtnud, et see lugu tuleks välja. Aga kes see keegi oli? Lennart küsis seda. Kolk vaatas talle otsa ja ütles ainult: on inimesi, kes said Georg Meri vabastamise eest hüvesid. Ja need hüved ei kadunud pärast tema surma. Need hüved jätkusid. Ja need jätkuvad siiani. 1991. aastal, mil Eesti taastas oma iseseisvuse, oli Lennart Meri juba riigitegelane. Ta oli tuntud, austatud, peetud üheks nendest, kes aitasid hoida Eesti kultuuri elus nõukogude aja kõige tumedamates hetkedest. Aga see austus ei takistanud seda, et tema saabudes üritustele pöördusid mõned inimesed ära. Ja seda ei selgitatud kunagi valjusti. Aga Lennart teadis. Ta teadis, et mõned inimesed, eriti need, kes olid ise kannatanud repressioonide all, ei suutnud teda vaadata ilma, et mõtleksid: aga kuidas tema pääses? Mis hinnaga? Üks nendest inimestest oli endine poliitvang Enn Tarto, kes oli istunud vangilaagris kokku rohkem kui 10 aastat. Pärast iseseisvumist kohtus ta Lennart Meriga juhuslikult ühel vastuvõtul. Keegi tutvustas neid. Lennart sirutas käe. Tarto ei võtnud seda vastu. Ta vaatas Lennartile otsa ja ütles vaikselt: ma ei süüdista teid. Ma süüdistan süsteemi. Aga ma ei saa teile kätt anda. Sest ma ei tea, mis oli teie osa selles süsteemis. Lennart ei vastanud. Ta lasi käe langeda ja astus tagasi. Keegi teine oleks olnud vihane. Aga Lennart mitte. Ta lihtsalt noogutas ja lahkus. Hiljem on üks tunnistaja sellele hetkele meenutanud, et kui Lennart väljus toast, seisis ta koridoris mitu minutit liikumatult. Keegi läks tema juurde ja küsis: kas teil on kõik korras? Lennart vastas: jah. Aga ma sain aru ühest asjast. Ma ei suuda kunagi tõestada kellelegi, et ma ei olnud osa sellest süsteemist. Sest minu ellujäämine ise on tõend, et ma olin. See oli tõsi, mida Lennart Meri kandis endas kogu elu lõpuni. Et tema ellujäämine, see, et ta sai hariduse, sai filmida, sai reisida, sai lõpuks presidendiks, oli saavutatud hinnaga, mida ta ise ei maksnud. Tema isa maksis selle. Aga kas see muutis Lennartit süüdlaseks? Või ohvriks? Või millekski vahepealse inimene, kes päris tegelikult elus 2 maailmas korraga: vabas maailmas, kus ta näitas oma andeid, ja varjatud maailmas, kus ta teadis, et alati on keegi, kes võib öelda: me teame, kes sa oled. Täna, rohkem kui 20 aastat pärast Lennart Meri surma, on alles üks dokument, mis ei ole kunagi täielikult avalikuks tulnud. See dokument asub Eesti Riigiarhiivis ja seda võib vaadata ainult erikohtumisega. Dokumendis on Georg Meri ja ühe nimetamata NKVD ohvitseri vaheline dialoog, mida on salvestatud stenogrammina. See dialoog ei olnud ülekuulamine. See oli vestlus. Ja see toimus Lubjankas 1946. aastal, täpselt enne Georg Meri vabastamist. Dialoogist küsimus: kas te mõistate, mida teilt oodatakse? Vastus: ma mõistan. Küsimus: kas te olete valmis selleks? Vastus: ma olen valmis tegema kõik, et mu pere elus püsiks. Küsimus: see ei ole vastus. Küsimus on: kas te olete valmis koostööks? Vastus: jah. Aga ma ei tea, kui kaua. Küsimus: seda ei pea teie teadma. Seda teame meie. See dokument ei ütle, mida Georg Meri täpselt lubas. Aga see ütleb kõige olulisema, et tema koostöö ei olnud tema vaba valik. See oli tehing, mille tingimused dikteeris keegi teine. Ja see tehing oli lõputu.
sest Inkvad ja hiljem ka ei lasknud kunagi kellelgi lahkuda. Nad võisid sulle anda vabaduse. Aga see vabadus oli alati tingimuslik. Ja alati ajutine. Kas Georg Meri teadis, et see leping ei lõpe kunagi? Või lootis ta, et kui ta täidab oma osa, siis ta saab olla vaba? Seda me ei tea. Aga me teame ühte, et Georg Meri elas kogu ülejäänud oma elu teades, et tema nimi on kellegi teise paberil. Ja et see paber võib ükskõik millal uuesti esile tulla. Ja nii see juhtus. Ainult et see paber ei tulnud esile tema eluajal. See tuli esile pärast tema surma. Ja see kandis endas üht küsimust, mida ei ole keegi suutnud siiani vastata, kui Georg Meri töötas kogu elu süsteemile, isegi kui ta tegi seda ainult näiliselt, siis kellele ta tegelikult töötas? Süsteemile. Või oma perele. Ja kas nende kahe vahel on üldse vahet? 1980. aastal, aasta enne Georg Meri surma, helistas talle keegi, kelle häält ta ei olnud kuulnud 25 aasta jooksul. Hääl oli vana, kare, aga siiski äratuntav. Georg Eduardovitš, ütles hääl vene keeles, me peame rääkima. Georg ei küsinud, kes helistab. Ta teadis. Ta oli oodanud seda kõnet kogu elu. Võib-olla mitte teadlikult, aga mingis sügavas, varjatud kohas oma hinges ta oli teadnud, et see hetk tuleb. Hetk, mil keegi tuleb ja ütleb, aeg on käes. Kohtumine toimus 3 päeva hiljem. Mitte Tallinnas. Pihkvas. Väikeses majas, mis oli kunagi olnud piirikontrollpunkt. Georg ütles Alice'ile, et ta läheb arsti juurde. Alice ei küsinud. Ta oli õppinud mitte küsima. Aga kui Georg õhtul tagasi tuli, istus ta köögis kuni hommikuni. Ei rääkinud. Ei maganud. Lihtsalt istus. Ja Alice teadsis, et midagi oli murdunud. Mitte veel füüsiliselt. Aga hinges jah. Mis sellel kohtumisel juhtus, ei tea keegi peale Georg Meri ja selle mehe, kes teda kutsus. Aga 3 kuud pärast seda kohtumist, täpselt 3 kuud, suri Georg Meri. Ametlik põhjus, südameatakk. Aga need, kes teda haiglas nägid viimastel päevadel, räägivad, et ta ei surnud südameatakist. Ta suri kurnamisest. Nagu keegi, kes on kandnud liiga rasket koormust liiga kaua. Ja kelle keha lihtsalt ei jaksanud enam. Üks medõde, kes oli tema palatist vastutav ja kes andis 1996. aastal anonüümse intervjuu, kirjeldas Georg Meri viimast tööd nii, ta rääkis und. Vene keeles. Ta ütles kogu aeg, ma tegin, mida pidin. Ma tegin, mida pidin. Ja siis, vahetult enne surma, avas ta silmad, vaatas otse mulle näkku ja küsis, kas nad jäävad rahule. Ma ei teadnud, kellest ta rääkis. Ma ütlesin, jah, nad jäävad. Ta sulgeb silmad. Ja seejärel oli kõik läbi. Kellest Georg Meri rääkis? Kas ta rääkis neist, kes teda kasutasid? Või neist, keda ta proovis kaitsta? Või rääkis ta oma pereast, Alice'ist, Lennartist, Hindrekist, inimestest, kelle nimel ta oli teinud kõike, mida ta tegi? Me ei tea. Aga see küsimus, kas nad jäävad rahule? Jääb kõlama. Sest see ei olnud ainult Georg Meri küsimus. See oli küsimus, mis puudutas kõiki, kes kunagi pidid valima vähem halva ja veel vähem halva vahel. Kas nad said kunagi rahu? Või kanti see rahulolematus edasi põlvest põlve, nagu geneetiline haigus, mida ei saa ravida, ainult taluda? Kui Lennart Meri sai oma isa surma sõnumi, oli ta filmivõtetel. Keegi tuli ja sosistas talle midagi kõrva. Lennart seisatas, pani kaamera käest ja kõndis minema. Keegi ei julgenenud talle järgneda. Ta läks metsa. Ja seisis seal üksinda 2 tundi. Hiljem, kui ta tagasi tuli, olid tema silmad punased. Aga ta ei öelnud midagi. Ta lihtsalt ütles, jätkame. Matustel oli Lennart vaikus nagu kivi. Ta ei nutnud. Ta ei kõnelenud. Ta seisis kirstu kõrval ja vaatas. Ja keegi, kes oli seal, on öelnud, et Lennart ei vaadanud kirstu. Ta vaatas kusagile kaugemale. Nagu keegi, kes otsib vastust küsimusele, mida ta ei julge valjusti küsida. Pärast Georg Meri surma hakkas Lennart Meri elus toimuma midagi, mida ta ise ei osanud ette näha. Ta hakkas unistama. Mitte tavalisi unenägusid. Vaid unenägusid, kus ta nägi oma isa noore mehena. Enne küüditamist. Enne Siberit. Enne kõike.
Ta nägi oma isa seismas Tallinna sadamas, vaatamas laevade poole ja ütlemas kellelegi, Lennart ei näinud, kellele, ma tahan lihtsalt, et nad oleksid vabad. Kes olid nad? Kas see oli perekond? Kas see oli Eesti? Või oli see Georg Meri ise, mees, kes kunagi oli olnud vaba ja kes kaotas selle vabaduse hetkel, kui ta astus vangivalvuri kabinetti Lubjankas ja kirjutas alla dokumendile, mille sisu me ei tea täielikult siiani. 1990. aastatel, kui Eesti oli taasiseseisvunud ja Lennart Meri sai presidendiks, hakkas tema vastu ilmuma süüdistusi. Mitte otseselt tema vastu, vaid tema isa vastu. Ja läbi isa, tema vastu. Süüdistused olid alati samad, Georg Meri oli agent Nikolajev. Ja Lennart Meri teadis sellest. Või veelgi hullem, Lennart Meri ise oli osa sellest süsteemist. Need süüdistused ei tulnud kunagi ametlikest allikatest. Need tulid läbi anonüümsete artiklite, läbi kuulujuttude, läbi vihjetite, mida ei öeldud kunagi otse, aga mis olid piisavalt valjud, et igaüks kuuleks. Lennart Meri ei vastanud neile kunagi otse. Ta ütles ainult üks kord, ühes intervjuus, iga inimene, kes elas läbi Siberi, kannab endas asju, mida ei saa sõnadesse panna. Ja ma ei hakka üritama. Aga oli üks hetk 1995. aastal, mil Lennart peaaegu kõneles. See oli presidendi kõne, mida ta pidas Patarei vangla endises ruumis. Kõne oli mõeldud repressioonide ohvrite mälestamiseks. Ja seal, keskel kõnet, peatus Lennart. Ta vaatas saali ja ütles midagi, mida ei olnud kirjas ettevalmistatud tekstis. Ta ütles, on inimesi, kes peavad valima. Mitte hea ja halva vahel. Vaid halva ja veel halvema vahel. Ja need, kes neid valikuid mõistavad, on vaikuses. Aga need, kes ei mõista, räägivad valjusti. Sallis oli vaikis. Keegi ei teadnud, kas Lennart rääkis oma isast. Või endast. Või kõigist. 1999. aastal, 2 aastat enne Lennart Meri surma, toimus Eestis arhiivide osaline avamine. KB-toimikud, mis olid säilinud, tehti osaliselt kättesaadavaks. Ja seal, ühe toimiku sees, leiti dokument, mis kandis Georg Meri nime ja allkirja. Dokument oli dateeritud 1953. aastaga, täpselt sama aasta, mil Georg kadus 3 päevaks. Dokumendis seisis lühidalt, kohustun informeerima pädevaid organeid kõigist kontaktidest välismaalastega. See ei olnud midagi erilist. Selliseid dokumente oli tuhandeid. Aga see, mis tegi selle eriliseks, oli üks lause, mis oli käsitsi lisatud dokumendi allossa, informatsioon antakse vabatahtlikult ja ilma surveta. See lause oli valeks. Igaüks, kes tundis süsteemi, teadis seda. Sest KBS ei olnud mitte midagi vabatahtlikku. Kõik oli alati surve all. Kas see surve oli otsene või kaudne, see oli ainuke vahe. Lennart Meri suri 1999. aastal märtsikuus. Tema viimased kuud olid rasked. Vähk. Aga need, kes teda viimastel nädalatel külastasid, räägivad, et Lennart ei rääkinud haigusest. Ta rääkis ajaloost. Ta rääkis Siber 5. Ta rääkis oma isast. Ja ta rääkis küsimusest, mida ta ei suutnud kunagi vastata, mis oli õige. Üks tema viimaste külastajate hulgas oli endine dissidendi Mart Laar, kes hiljem kirjutas oma mälestustes, Lennart küsis minult, kui sa peaksid valima oma lapse elu ja oma hinge vahel, mida sa valid? Ma ei osanud vastata. Lennart noogutas ja ütles, mina ka mitte. Aga mu isa pidi. Pärast Lennart Meri matuseid hakkas toimuma midagi ootamatut. Arhiivid, mis olid olnud suletud, hakkasid aeglaselt avanemagi. Ja seal, nende arhiivide sees, leiti dokumendi, mis rääkisid Georg Meri koostööst KB-ga. Aga need dokumendid ei näidanud mitte kunagi seda, mida Georg andis. Nad näitasid ainult seda, et ta oli nimekirja. Ja et teda konsulteeriti. Aga konsulteerimist võib tähendada 1000 erinevat asja. See võib tähendada, et ta andis tõsist informatsiooni. Või see võib tähendada, et ta rääkis tunde, andis tühja infot ja ostis seeläbi aega. Aega, mille jooksul tema pere võis hingata. Või elada. Või lihtsalt olla. 1999. aastal, mitu kuud enne Lennart Meri surma, helistas talle keegi, kes tutvustas end endise arhivaarinima. Mees ütles, mul on dokumendid, mis puudutavad teie isa.
Lennart küsis, mida te tahate? Mees vastas, ma tahan, et te teaksite tõtt. Enne kui on hilja. Nad kohtusid. Lennart luges dokumente. Hiljem, kui keegi küsis temalt, mida ta seal luges, vastas Lennart ainult, piisavalt, et ma teaksin, et mu isa oli kangelane. Isegi kui keegi teine seda kunagi ei tunnistaks. Mis nendes dokumentides oli, seda ei tea keegi peale Lennart Meri. Ta ei näidanud neid kellelegi. Ja pärast tema surma ei leitud neid mitte kusagilt. Kas ta hävitas need? Või andis kellelegi teisele? Või olid need dokumendid lihtsalt veel üks vale, veel üks lugu, mida keegi rääkis, et mõjutada, kontrollida või lihtsalt segadusse ajada? Seda me ei tea. Aga me teame ühte, Lennart Meri suri rahulikult. Ja enne surma ütles ta oma pojale ühe lause, ära kunagi lase kellelgi öelda, et su vanaisa oli reetur. Ta oli lihtsalt isa. Täna, rohkem kui 20 aastat pärast Lennart Meri surma ja enam kui 70 aastat pärast Georg Meri esimest küüditamist, on Eesti avalik arutelu endiselt täis küsimusi, millele ei ole vastuseid. Kes oli agent Nikolajev? Mis oli Georg Meri tegelik roll? Ja kuidas Lennart Meri sai elada ellu, mida teised, samaväärsete perekondadega, ei saanud? Need küsimused ei kao. Nad ainult muutuvad. Ja iga uue põlvkonnaga nad küsitakse veidi teisiti. Aga vastust ei tule. Alice Meri elas pärast oma mehe surma veel 17 aastat. Ta ei andnud kunagi intervjuusid. Ta ei rääkinud kunagi avalikult oma elust Siberis või Tallinnas. Üks tema lähedane sõber, kes külastas teda viimastel aastatel, on öelnud, Alice kandis endas saladusi, mis olid nii rasked, et ta ei suutnud neid isegi magades maha panna. Alice suri 1998. aastal. Tema viimased sõnad, öeldud oma pojale Hindrekile, olid, öelge Lennartile, et ma andsin talle andeks. Isegi kui ta ei küsinud. Hindrek Meri, Lennarti noorem vend, elas oma elu vaiksemalt. Ta ei saanud presidendiks. Ta ei teinud filme. Ta töötas teadlasena ja õpetajana. Aga need, kes teda tundsid, ütlevad, et Hindrek kandis endas sama koormust nagu Lennart. Ainult et ta ei rääkinud sellest kunagi. Hindrek suri 2013 aastal. Tema matustele tuli vähe inimesi. Aga üks neist, kes seal oli, meenutab, et kirjul oli üks pärg, millel seisis ainult üks sõna, vendadele. Täna on Georg Meri haud Tallinnas. Lennart Meri haud on seal ka. Ja Alice haud samuti. Nad on koos. Aga kas nad on rahus? Või kannab see perekond endas ikka veel saladusi, mis ei lase neil rahule jääda isegi pärast surma? Arhiivid, mis praegu eksisteerivad, ei anna vastuseid. Nad annavad ainult vihjeid. Ja need vihjed on vastuolulised. Mõned dokumendid näitavad, et Georg Meri andis KGB-le infot. Teised näitavad, et see info oli tühine. Mõned väidavad, et ta oli lojaalne koostööpartner. Teised väidavad, et ta mängis kahte mängu. Ja kõige huvitavam, mõned dokumendid on kadunud. Lihtsalt kadunud. Nagu keegi oleks tahtnud, et teatud tõed ei tuleks kunagi välja. Aga kõige olulisem küsimus ei ole see, mida Georg Meri tegi. Kõige olulisem küsimus on see, mida sina oleksid teinud. Kui su laps seisab nälga ääres. Kui su naine elab iga päev hirmus. Kui su enda elu on väärt ainult nii kaua, kui sa oled kellelegi kasulik. Kas sa oleksid allkirjastanud paberi? Kas sa oleksid öelnud, ei jah, isegi kui teadsid, et see et jah, võib tähendada, et keegi teine ütleb sinu kohta, reetur? Georg Meri tegi oma valiku. Lennart Meri elas selle valikuga. Ja me vaatame tagasi ja mõistame hukka või kiidame heaks, olenevalt sellest, mida me tahame näha. Aga tõde on see, et ei Georg ega Lennart ei saanud kunagi täielikku vastust küsimusele, mis neid kummitas kogu elu, kas ohverdus perekonnas nimel on piisav õigustus. Või on mõned hinded lihtsalt liiga kõrged, olenemata sellest, keda sa päästad. See lugu ei lõppe Georg ega Lennart Meriga. See lugu jätkub iga kord, kui keegi avab arhiivi ja leiab uue dokumendi. Iga kord, kui keegi räägib vanavanematega ja kuuleb lugusid, mida ei tohiks kunagi unustada. Iga kord, kui keegi küsib, aga mida mina teiseks? Ja see küsimus, see lihtne, julm, võimatu küsimus, on see, mis hoiab seda lugu elus. Mitte vastus. Vaid küsimus ise.
Moskva arhiivides eksisteerib siiani üks toimik, mis kannab koodi Nikolajev. See toimik on suletud. Ametlik põhjus, riikliku julgeoleku huvides. Aga kes kardab seda toimikut? Kas need, kes tahavad kaitsta Georg Meri mälestust? Või need, kes kardavad, et selle toimiku avamine paljastab kellegi teise nime, kellegi, kes on siiani elus ja võimul? Me ei tea. Ja võib-olla me ei saa kunagi teada. Aga see teadmatus, see lõputu, valulik teadmatus on see, mida Georg Meri kandis. Mida Lennart Meri kandis. Ja mida ehk kandame meie kõik iga kord, kui me vaatame oma ajaloo poole ja küsime, kas me oleksime olnud tugevamad? Või oleksime me teinud täpselt sama?